Tere hommikust! Tänane päev on suuresti üksluine ja seetõttu mõtlesin, et kuidas ma seda sisustan. Ja teen seda selliselt, et päeva jooksul jagan erinevaid mõtteid, oma kogemusi ja arvamusi sellest, mida ma oleksin soovinud teada ennem, kui ma ise siia Caminole tulen. Alustan sellest, et ostsin omale 20 000 mAh akupanga. Ma arvan, et see suurus on täpselt paras. Mina, kes ma kasutan rohkem tehnikat, kasutan selle päeva jooksul ära. Küll aga tagantjärgi mõeldes oleksin võinud võtta hoopis 20 000 mAh. Mis on selgunud on see, et ma kannan seda akupanka pigem kogu aeg kaasas ja ma jalutamise ajal laen. Esiteks, 20 000 on suurem ja raskem. Teiseks on see, et kui ma seda sama kasutan, siis jah, ma saan seda samal ajal ka laadida, kui ma olen kuskil vooluvõrgus, aga teisest küljest see ka piirab minu võimalusi. Et teinekord tahaks akupanka laadida, ise olles pistikust eemal, siis 2 akupanka mulle selle võimaluse annaks. Ma saan ühte kasutada, teist saan laadida, pärast magama lähen, siis seda ühte, mida ma olen kasutanud, selle jätan ööseks laadima ja mul on järgmisel hommikul 2 täis akupanka ja ma saan olla kogu aeg mobiilne ja ma saan kogu aeg oma asju laadida. See on nüüd küll väga minu kasutusjuhu spetsiifiline, aga mina, kes teen iga päev videosi ja ma kasutan selleks Androidi rakendust CapCut, olen avastanud, et on 2 protseduuri, mis võtavad väga palju aega ja mille ajal ma ise telefoni kasutada ei saa. See on videode importimine CapCuti ja pärast kokku pandud video eksportimine. Ma arvan, kokku isegi parematel hetkedel võtab see ligi tunni, pikemate videode puhul isegi rohkem. Ehk ma olen mõelnud ja soovin seda, et mul oleks 2 telefoni või siis telefon ja tablet, ei olegi vahet. Aga lihtsalt, et ma saaksin ühte kasutada videode tegemiseks ja las ta siis toimetab ja kulutab seda aega. Ja teine, see, mida ma saaksin ise samal ajal kasutada millekski muuks. Näiteks vaadata, mis on homme ees ootamas, mingid vaatamisväärsused, uurida asjade kohta. Praegu ma põhimõtteliselt lihtsalt kõlgutan jalga ja ootan. Ja nende rakenduste eripära on see, et ma ei saa samal ajal teha ka mitte midagi muud, sest ekraanil on kohe kiri, et ära sulge rakendust või ära pane ekraani kinni. Ja niimoodi ma iga päev oma seda väärtuslikku aega lihtsalt oodates kulutan. Olen proovinud küll niimoodi, et jätan selle eksportima või importima ajal, kui käin pesus või teen midagi muud. Aga see iga kord ei tööta päris niimoodi. Prantsuse ja Portugali teel mina ei näe vajadust matkasaapa järele. 90% ajast on kas asfalt või silegruus. Jah, seal mõned üksikud kohad on, kus võib-olla tuleb olla natukene ettevaatlikum, et see jalga välja ei vääneks. Aga eriti veel kevad-suvisel ajal on soe, temperatuurid on kõrged, matkasaabas on selle võrra natukene umbsem. Suvel neid sademeid on ka võib-olla vähem. Ehk selline matka toss või on nagu need trail running tossud on minu meelest võrdlemisi ideaalsed. Väga kasuks on tulnud sellise koti olemasolu, millel saad klõpsuga või siis, kui on paelad, ja olgu siis nemad, siduda nari ülemise korruse külge. Mis tihtipeale on juhtunud, on see, et pead olema teisel korrusel, sul ei ole seal ei kappe ega mitte midagi, kuhu oma asju panna, aga sul on ikka mingisugust kola, mis sul on vaja enda lähedal rohkem hoida, näiteks mingisugune raha, telefon, nii edasi. Ja mis mina olen teinud on, ma olen pannud need sinna kotti ja siis ma olen riputanud sinna kuskile voodi külge, pea juurde, nii et mul ei ole seda ohtu, et ma nende otsas olen, aga samas need on minu lähedal ja need on seal voodi küljes. Lisaks soovitan oma kotti pakkida alati ühtemoodi. See kindlasti kujuneb välja selle retke käigus
ja alguses, kui ei ole seda teadmist või on kogemust ka vähem, siis ei teagi päris täpselt, mismoodi seda kotti tuleks pakkida. Aga minu soovitus on retke esimestel päevadel, esimesel nädalal kogu aeg mõelda sellele, et mida ma saan järgmisel päeval pakkida paremini, kui ma tegin seda eile. Ja sellisel moel see kõige parem viis kujuneb käigu pealt välja. Sest kõige nõmedam on see, et kui sul on mingit asja vaja ja sa iga päev muudad selle asukohta ja siis sa ei tea enam, kus kohast on, kas ta on ühes taskus, on ta teises taskus, siis paljud kotid on ainult pealt avanevad, siis sa lappad pool kotti välja, 100 häda. Palju lihtsam on see, et kui sa tead täpselt, millises taskus sul milline asi on ja see kujuneb sul käigus välja. Näiteks rätikut, millega ma ennast õhtul pesen, ma tean, et see on mul koti põhjas üks kõige alumisemaid asju, sellepärast, et see tõenäosus, et mul keset päeva on vaja ennast pesta, on lihtsalt üli madal. Asjad, mida ma kasutan rohkem, näiteks teine paar prille, need on mul koti kõige ülemises sahtlis. Tean täpselt, kus kohas need on. Need on lihtsalt mõned näited, aga päeva peale erinevaid asju, mis sul vaja läheb, need kujunevad välja ja paki siis seda omal kotti enda käe järgi sobivalt ja ära karda asju muuta ühele poole ja teisele poole, katseta, kuni leiad selle hea lahenduse. Asjade organiseerimiseks kasuta erinevas suuruses ja ka erinevas värvis veekindlaid krippkotte näiteks. See annab sulle selle eelise, et kui sul on, ütleme, kotis on 20 ühikut asju, erinevad T-särgid, sookid, aluspesu ja nii edasi, siis need ei ole lihtsalt kõik seal kotis segamini. Ja kui sul jällegi midagi vaja on, siis sul on jälle kõik asjad pilla-palla ja sa pead hakkama neid ilusti jälle kokku voltima, pakkima ja tagasi panema. Kui need on sul näiteks jaotatud 10 krippkotti ja sa tead täpselt näiteks, et sinises on sul sokid ja aluspesu, punases on sul mingisugune T-särk, rohelises on sul midagi muud. Siis kui sa lähed kotti lahti võtma, sa juba kas näed värvi järgi, mida sul vaja on, või tõstad need 6-7 kotti välja, võtad need, mis sul vaja on ja mida sa ei kasuta, tõstad pärast jälle täpselt samamoodi kotti tagasi. Ära jää lootma ainult sellele, et koti vihmakate hoiab sul asjad kuivana. Minu soovitus oleks pakkida oma kott sellised, et asjad jäävad kuivaks ka sellisel juhul, kui sul ei ole seda vihmakatet. See vihmakate küll aitab, aga see kõik loomulikult oleneb sellest sademete hulgast. Ja oluliselt mõnusam on ennast tunda, teades, et sulle olulised asjad jäävad kuivaks ükskõik millise ilmaga. Üks otsus, mis on vaja teha, on see, et kas on kiiresti kuivav või siis on kuivatis kuivatatavad riided. Mina kalduksin pigem selle poole, et ma saaksin riideid kuivatis kuivatada. Ja põhjus on selles, et kui on kiiresti kuivavad riided, siis oleneb, mis see kiire on. Et kui õhtul pesed riideid, väljas on niiske, sees nad ära ei kuiva, kas nad siis hommikuks on ikkagi päris kuivad. Tihti ikkagi esineb seda, et nad on natukene niisked. Eks see kõik oleneb ka materjalist ja tehnoloogiast ja kõigest. Siis on see küsimus, et kas sa tahad omale neid niiskeid riideid selga panna, et kas see on sinu jaoks okei? Või kas see on sinu jaoks okei, et sa riputad need asjad omal koti külge kuivama? Mina ise olen selline, et mulle meeldib, kui ma panen kuivad riided selga ja mulle meeldib, kui mul kott on pakitud ühtemoodi. Ehk see, et mul mingisugused asjad kuskil koti küljes kuivavad, see mulle ei meeldi. Oleks ma kuskil mujal metsas, kus ma ei saaks kuivatada kuivatis, siis oleks olukord loomulikult teine. Aga siin on jälle häda see, et teatud materjale ei ole võimalik kuivatis kuivatada, sellepärast, et need lihtsalt sulavad ära. Ja nendes kuivatites siin tihtipeale ei ole võimalik valida ka temperatuuri või režiimi, sul on nupud kõik seal kinni teibitud ja sul on lihtsalt valida kas start või stopp. Minul on 3 paari riideid. Alguses ma pesin neid käsitsi, aga see ikkagi oleneb nii sellest ilmast ja kas seal kuivatusrööstil ruumi on.
nii edasi, nii tagasi. Ja siis olen läinud pigem selle teed pidi, et ma kannan omal need 2 T-särki igiseks ja mustaks ära. Ja siis ma ühel hetkel lihtsalt need pesen ja kuivatan ära. Saab 1,5 tunniga kõik asjad puhtaks ja ka täpselt niimoodi, et mul ei jää mingisugused niisked asju kopitama. Ehk pigem minu soovitus on, nagu enne ütlesin, olenevalt inimese tüübist ja kuidas sulle endale meeldib, aga mina läheksin seda kuivati teed, sellepärast et enamusel pergedes on kuivatid olemas. Kui ei ole, siis resti peal saad sa neid kuivatada nagunii. Aga eriti kui sa teed ka niisugust pikemat matka ja iga päev ei viitsi oma riideid pesta ja kogu aeg sellega jännata, siis see võimalus, et sul need riided seal ära ei sula, on lihtsalt niivõrd suur pluss. Need asjad, mis on pandud eraldi väiksematesse kilekottidesse või krippkottidesse, võib kokku panna ühte suuremasse. Näiteks minul on sokid on ühes kotis, aluspesu on teises kotis. Küll aga neid mõlemaid mul tõenäoliselt läheb vaja võrdlemisi ühel ajal. Need on enam-vähem sarnasesse kategooriasse kuuluvad asjad. Ehk siis need 2 väiksemat kotti ma olen kokku pannud ühte suuremasse kotti. Siis on jälle see küsimus, et aga miks siis seda 2 väiksemat kotti vaja, et miks siis ei ole nüüd lihtsalt seal suuremas kotis koos. Aga siis on jällegi täpselt see sama teema, et kui sul on suurem kott, sul on rohkem ühikuid lahtiseid asju ja iga kord sul ei ole kõike vaja. Et näiteks, äkki sul läheb vaja teist paari sokke, aga sul aluspesu ei lähe vaja. Siis sul ei ole mõtet seda kõiki asju seal segamini lapata. Võtad omal selle sokikotti välja, võtad, mis sul vaja on, paned tagasi. Ja nii säilib ka see organiseeritus. Kui sa just ei võta omale magamiseks seal pergedes privaattuba või ei ööbi kuskil hotellis, siis sul on seda privaatsust ikkagi võrdlemisi vähe. Ja need, kes on harjunud kodus paljalt magama, palju õnne. Mina olen, ma arvan, 9 juhul 10 jään magama nendes samades lühikestes pükstes, millesse ma siis vahetan pärast matka, veedan terve õhtu ja siis ka T-särgis, millega ma järgmisel päeval, mis on küll puhas, aga järgmisel päeval matkama lähen. Et oleneb kindlasti ka sellest ajast, millal tuled, aga tihtipeale on niimoodi, et magama jäädes on palav, sellepärast, et õhtud on veel soojad ja siis pigem lihtsalt, kas magad seal magamiskoti peal, kasutad seda linana ja siis õhtul mingi aeg tõmbad selle magamiskoti omale peale või mõnel juhul on ka niimoodi, et magadki lihtsalt riietes ilma magamiskotita hommikuni. Soovitan kaasa võtta ka riiet pesukoti, on vist see õige nimi. Igal juhul selline võrkkott, kus sa paned oma kraami sisse ja viskad pesumasinasse või kuivatisse. Sellepärast, et see pesemine siin on koos kuivatiga kuskil 8 €, mõnel juhul rohkem, mõnel mõnel vähem. Ja masinad on suured, sinna mahub rohkem kui 1 komplekt riideid. Ehk siis tekib see efekt, et jõle hea olen inimestega koopereeruda, jagada seda kulu ja siis seeläbi saada ka tutvuseid ja alustada nagu vestlust. Inimesed on erinevad, et need, kes on kauem käinud matkal, teavad, et päeva lõpuks on sul probleem, sul on riide ese märg, must, sul on vaja see puhtaks ja kuivaks. Aga inimestel on seal erinevate riide esemete suhtes erinevad kompleksid. Näiteks on olukord, kus 2 meest ja 2 naist panevad riideid kokku, hakkavad pesema ja siis pärast hakkavad seal üksteise aluspesu või rinnahoidjad sorteerima. Et siis seal võib tekkida selline teatav konflikt, et keegi ei taha, et näpiks seal minu asju. Seda kõik on hästi lihtne vältida. Pane oma riided sinna pesukotti, viska pesumasinasse, viska kuivatisse, võta koos kotiga välja, 0 probleemi. Ja lisaks paljud duširuumid on sellised, et kus sul ei ole võimalik oma riideid väga hästi ära paigutada. Et siis on hea, kui sul on see
pesukott. Sa saad sinna oma riided panna, riputad nad kuskile ülesse ja pärast koos kotiga jälle võtad ära ja siis sul jälle ei ole neid üksikuid esemeid. See on nüüd peaasjalikult soovitus naistele, kuigi siin tänapäeva ühiskonnas kõiges kindel lõpuni olla ei saa. Aga suhteliselt nõme on vaadata neid vetsupaberi jääke kuskil looduses. Ja tegelikult on olemas sellised, mis nad nimetavad, pissilappideks. Ehk see on mingisugune, ma ei tea, mismoodi see keemiliselt seal töötab, aga praktiliselt näeb see asi välja niimoodi, et kasutad ära, riputad omal koti külge, õhutoimel seal mingisugune asi toimub, niimoodi, et sinna ei jää mitte mingisugust lõhna, mitte midagi, ja siis ei pea majandama ka nende paberitega. Teine variant on muidugi see, et kannad kaasas mingisugust prügikotti ja siis kogud sinna oma selle prügi kokku ja pärast viskad mingil hetkel ära. Aga siin on ka see teema, et neid prügikaste siin liiga palju just ei ole, oleneb sellest asustustihedusest. Maitse asi. Lihtsalt, et selline asi on olemas, seda kasutatakse. Nii palju, kui mina olen aru saanud, siis on alternatiivi, mida soovitakse ja kiidetakse. Asi lihtsalt, millele mõelda. Ma ei tea, miks ma siia aluspesudes sellistesse teemadesse praegu olen kinni jäänud, aga ma ei hakka siin valehäbis asju ütlemata jätma, sest kõik on tegelikult praktiline. Ja aluspesust rääkides on tegelikult hästi oluline see, et see oleks mugav. Et on väga suur vahe, kas sa toimetad igapäevasel ala kuskil kontori tingimustes või jalutad 30 kilomeetrit, oled higine, vihma sajab, mingi kott on kuskil ebamugavalt seljas. Ja siis ei ole nõmedamat asja kui see, et sul kuskil pead kogu aeg midagi kohendama, kuskil midagi hõõrub, kriibib. Et see on kindlasti asi, mis ma soovitan ennem ära katsetada ja leida need omale kõige paremad lahendused. Sellepärast, et ühtlasi on need ka sellised asjad, mida siin koha peal küll saab osta, aga kõik on ikkagi võõras keeles, suurused võib-olla ei klapi, poed pole täpselt samad. Kas sa saad selle, mis sulle meeldib? Et see on palju lihtsam kodus ennem välja selgitada, et mis on see aluspesu konfiguratsioon, millega sa matkama lähed. Natukene ka sellest, mida ma olen siin poodides käies märganud, on see, et magusasõpradele siin ei ole selliseid kommilette, nagu on Eestis, kus sul on ridade ja ridade kaupa komme ja saad neid ükshaaval osta. Näiteks Snickersid, Twixid, Bounty'd, kõik tulevad kas 2 või 3 või 6 pakkides. See valik on palju väiksem. Ja kui sa tahad ühte Snickersit, siis sul on laias laastus valida, et kas sa jagad seda koos sõbraga või jätad omale mingi varukotti sulama. Need, kes alkoholi joovad, siis siin on 6 pakid, aga need purgid on omavahel koos justkui nagu kuuma liimi püstoliga on sinna mingisugused mummud lastud ja need tuleb lihtsalt lahti murda. Et täiesti okei on, kui on kinnine 6 pakk ja sa tahad sealt 2 purki, siis murrad selle paki puruks ja võtad sealt omale need 2 purki. Suitsumeestele on selline lugu, et siin nii nagu meil Eestis suitsu ei müüda lahtiselt, aga ka selle erinevusega, et minu meelest toidupoes üldse ei müüda. Ehk et suitsu ostmiseks on sul 2 võimalust, et kas baarides on automaadid või siis on eraldi siin tabakos sellised suitsupoed. Noored, kes tulevad siia 2 ja tahavad privaatselt omaette aega veeta mõnusalt, siis ma ei tea, mismoodi see kondoomide ostmine siin välja näeb. Poodides, nii palju kui mina olen näinud, siis on nad kõik sellistes plastmasskarpides. Ma siis ei tea, kas siis selle karbi kuidagi pead sealt ise lahti leiutama. Ei tundu selline, mida saaks ise teha või siis pead küsima.
või siis ma kujutan ette, et apteegis, aga ma korra ühes apteegis olen käinud ja seal ma ka niimoodi lahtiselt vist ei näinud. Ehk et lihtsalt teadmiseks, et kui on natukene häbelikum ka, ei julge küsida või ei taha küsida, et siis on selline huvitav kogemus tõenäoliselt, kui vaja peaks minema. Kes otsustavad, et tahaksid kasutada käimiskeppe, siis minu soovitus on võtta sellised käimiskepid, mis saab omavahel kokku fikseerida klambriga, sel ajal, kui sa neid ei kasuta. Sellepärast, et tihti on niimoodi, et sul kogu aeg neid ei lähe vaja ja siis on hea, kui sa saad mingisuguse konksu või asjaga need kuskile riputada ja siis ei ole midagi nõmedamat kui see, et need 2 tükki seal omavahel käivad ja laperdavad või kolksuvad. Ehk selle klambriga sa saad seda vähemalt ära fikseerida ja siis nad liiguvad koos tervikuna ja on neid parem kinnitada. Ja kui sa ei kinnita neid, vaid lihtsalt tahad käes hoida, siis on lihtsam ka paned need klõps-klõps kokku ja sa hoiad ühte tervet tükki käes, mitte 2 eraldi liikuvat juppi. Hästi populaarsed on vöökotid. Mul endalgi on siin kaameravarustuse hoidmise jaoks. Aga asi, millele tihti ei mõelda, on see, et mida sa selle vöökotiga teed siis, kui hakkab sadama. Minul selleks otstarbeks on üks eraldi veekindel kott, mis on mul üldiselt on ta siin tühjana kuskil käe ulatuses. Ja kui peaks hakkama sadama, siis ma ei kaitse mitte tervet oma kõhukotti, vaid ma võtan sealt olulisemad asjad välja ja panen siis sinna veekindlasse kotti. Või oleneb, kui tugevasti sajab ja mis mul seal kotis on. Või siis panen terve selle vöökoti sinna veekindlasse kotti ja siis riputan selle kuskile või hoian seda käes. Siis mõelda võib ka sellele, et kus ja kuidas hoida oma telefoni, sellepärast, et seda ikkagi läheb vaja, kas siis kaardi vaatamiseks, pildistamiseks, millegi uurimiseks. Aga mina olen harjunud, et see on mul lihtsalt pükste taskus. Aga probleem, mis tekib, on see, et kui on vähegi soojem ilm ja higistad, siis sinna pükste taskusse ikkagi tekib mingisugune niiskus. Siis on see telefoni ekraan kas just nagu märg, aga niiske, siis sa ei taha korralikult puutele reageerida ja ega ta telefonile endale ka just liiga hästi ei mõju. Ja veel lisaks selle sama probleemi teine dimensioon on see, et kui oled kogu aeg harjunud telefoni taskus kandma ja nüüd ühel hetkel hakkab sadama, kuhu sa selle telefoni siis paned? Tihtipeale tuleb see üllatusena ja taskus ta paratamatult on elementidele kättesaadav. Ühel hetkel riided on nii märjad, et see telefon ei ole üldse selles mõttes kaitstud selle niiskuse eest. Ja kui sul ikkagi 30-päevasel pluss matkal telefoniga midagi peaks juhtuma, siis on suhteliselt pahasti. Ehk asi, millele ennem juba kodus mõelda. Olen kohanud lugematul arvul erinevas vanuses ja soost inimesi, kes on matka alguses väga optimistlikult alustanud oma jalutamist ja võib-olla esimesel 3 päeval nad ei tunnegi mitte midagi ja teevadki 20, 25 kilomeetrit, eriti veel Prantsuse teelt tulles seal Püreneede mägedes. Ja justkui tekib tunne, et ma olen ju vormis, ma kodus liigutan, ei tunne ka midagi, et küll ma jõuan ja saan. Ja siis on 3. päeval järsku tekivad mingisugused villid või tekib mingisugune valu või mingisugune põletik kuskile. Ehk et võtta rahulikult ja kohe päris rahulikult. Et täiesti okei on esimesel päeval teha 10 kilomeetrit, võib-olla 15. Teine päev ka veel niimoodi rahulikult, vaata, jälgi oma jalgu, kus kohast hakkab tulitama või punetama, siis ürita kaitsta neid kohti, pane sinna mingisugune plaaster peale, proovi teisi sokke. Ehk kui sul on 30-päevane matk, siis ei ole mõtet panna 3 päeva hullu, sest pärast on ainult nende probleemidega tegelemine ja siis sa enam neid ei enneta. Ja siis läheb see asi palju ebamugavamaks. Et ma tean omast kogemusest, et ka sealt Prantsuse poolt tulles esimene soovitus on, et kohe
20 kilomeetrit Saint-Jean-Pied-de-Pordist Roncesvallesesse. Ma ütleks, et ei, kindlasti teha peatus Orissonis või Huntos või kuskil seal vahepeal ja järgmine kord siis minna sealt Roncesvallesest mööda järgmisesse külla, sest seal on see lihtsalt magala ja võtta need esimesed päevad rahulikumalt, üritada aru saada oma kehast, las jalad harjuvad, sest ega kus need villid tekivad? Peaasjalikult ongi nahk ei ole sellega harjunud, kuumus, hõõrdumine ja näiteks minul nüüd on niimoodi, et kui ma olen siin pea 30 päeva juba kõndinud, mul ei ole neid probleeme enam, sellepärast et jalad on harjunud. Aga kui sa tulid tugitoolist ja kohe paned 20, siis 4. päeval avastad, et sul kuskilt hakkab valutama ja siis on juba päris nõme. Üks kõige olulisemaid asju, mida silmas pidada, on oma jalgade eest hoole kandmine. Ja kui puudub see varasem kogemus ja ei tea, millised sokid on kõige paremad, siis minu soovitus on võtta siia kaasa 2-3 paari erinevaid sokke. Need on palju erinevad, küll on erineva paksusega, mõnel juhul on kannaosa paksem, mingisugune suuruste vahe. Ja kui tunned mingisugust ebamugavust, siis katseta mõne teise paari sokiga. Et mina tulin siia 3 erineva paariga ja on see välja kujunenud niimoodi, et ma kasutan neist ainult 1 paari ja tihti ma isegi kasutan neid 2 päeva järjest, siis ma pesen ja kohe on probleem, kui ma mingil põhjusel ei saa neid kasutada. Et sokkidest oleneb hästi palju ja see tuleb ainult katse-eksitusmeetodil, et millised neist on need kõige mõnusamad ja kõige õigemad ja mis jalgadele kõige paremini sobivad. Planeeri oma päevad selliselt, et sa lõpetad jalutamise kuskil 2 paiku, võib-olla ka 3. Sellepärast, et kui sa lõpetad õhtul, nii nagu mina seda teen, ma ei ole hea näide, aga siis on palju asju, millest ilma jääd. Esiteks need, kes tulevad varem, need tõenäoliselt saavad narivoodite alumised korrused. Oleneb kes ja kuidas, keha kaalust, vanusest, sellest narivoodist, aga ei ole alati kõige lihtsam sinna ülemisele korrusele ronida. Näiteks pesu pesemine. Kui sina jõuad õhtul kella 6 paiku, siis on väga suur tõenäosus, et kõikidel teistel on oma pesutoimingud juba tehtud ja isegi kui sa tahad, siis sul ei ole enam võimalus kellegiga seal koopereeruda pesumasina ja kuivati kasutamise. Ühissöögi tegemised, et sul on võimalus, et kas sa sööd väljas, aga tihtipeale tekib see probleem, et siin paljud kohad tehakse lahti alles õhtul kell 7. Ja kui juba eeldatakse, et kella 8 hommikul oled läinud, siis sa põhimõtteliselt sööd vahetult ennem magama minekut. Ja enamus seda söögitoimingut, kui toimub, siis ta pigem on ikkagi varem. Mis veel? Lisaks on see sotsialiseerumise aspekt. Ehk et kui seal kõik jõuavad kuskil 2-3 paiku, siis kas oodates albergesse või seal toimetades, ikka sul on võimalus saada üksteisega tuttavaks natukene. Aga kui sa tuled seal õhtul hiljem, siis kõik juba teavad üksteist, neil on omad mingisugused vestlusringid kujunenud. Siis on juba natuke raskem sinna võõra tulijana sisse minna ja pluss on see, et sul veel lisaks läheb aega oma asjade sättimisele. Ja siis ka see soovitus, et öeldakse küll, et ära tee neid stage ja need on ülerahvastatud. Ma ei tea, tegelikult on ka nendes suurtemates linnades neid väiksemaid albergesi ja see on selline otsustamise ja ettebroneerimise koht. Aga nii palju, kui mina olen arutanud ja aru saanud, siis Camino võlu tegelikult ongi just see sama sotsialiseerimine. Et see on sellel väga suur aspekt. Ja kui sa teed seda nii, nagu mina olen teinud, et teed poolte stage'i või 2, siis sa neid inimesi enam ei kohta. Ehk kõige parem on ikkagi püsida enam-vähem samas tempos, nagu teeb seda suur ülejäänud mass ja seeläbi neid kokkupuutepunkte päeva peale kokku tee peal kuskil kohvikus, ka albergedes hiljem on lihtsalt niivõrd palju rohkem. Näiteks tänagi, kus ma just olin, seal alberges, ma arvan, et vähemalt 15 inimest
olid sellised, kes ööbisid seal ja lähevad nüüd järgmisesse linna Vigosse ja seal on ka ainult üks alberge, kuhu nad kõik siis minna saavad. Ehk see sama punt on juba mitmendat päeva koos, nad teavad üksteist, suhtlevad. Ma olen üritanud seda Camino võlu lahti mõtestada, et mis on see, mida inimesed selles näevad. Ja ma arvan, et see ei ole ainult selline jalutamine looduses, sest seda jalutamist võid sa teha igal pool. Aga just ongi see inimestega taas kohtumine, teistega rääkimine, suhtlemine, uute kontaktide leidmine. Ja kui sa otsustad minna teist teed ja ujuda vastuvoolu nagu mina, siis sul on neid võimalusi vähem, aga ma arvan, et see on lihtsalt oluline asi, mida silmas pidada ja millega arvestada. Lemmikloomadega reisimisest tõenäoliselt kõige populaarsem valik on koer, aga sellega kohe tekib sulle juurde rida uusi probleeme. Ja olgem ausad, nii kurvasti kui see ei kõla, mitte keegi ei taha su koera. Eile kohtasin ühte naisterahvast, kellel oli väike sülekoer ja eelnevalt oli vist 3 kohta läbi helistanud ja oli öeldud, et ei. Ja siis sinna viimasesse kohta, ma saan aru, et algne vastus oli ikkagi olnud ei, aga siis pool manipuleerides, et mul ei ole enam mitte kuskile minna ja palun võtke ja ma olen juba 3 kohta proovinud ja keegi ei taha mind ja koer käitub ilusti ja ta ainult magab ja kõik on hästi. Et see on korralik peavalu. Et on muidugi võimalik seda teha koos koeraga, aga siis lihtsalt selleks tuleb niivõrd palju rohkem ette valmistada ja see tõenäosus, et seal munitsipaalalbergedes või ka privaatalbergedes olla saad, on selle võrra nagu väiksem, et siis pigem jääd sinna kodumajutuse, loomasõbralike hotellide ja sinna kategooriasse. Lihtsalt midagi, millest olla teadlik. Kui minna sellisele pikemale matkale, kus sa oled koduste lähedastest eemal, siis tihtipeale tekib lähedastel see huvi ja tahtmine olla kursis sinu toimetustega, et kus sa parasjagu oled ja mida sa teed. Et see, mida sa teed, on natukene keerulisem automaatselt lahendada, aga vähemasti Google Mapsil on see võimalus, et sa saad jagada oma asukohta siis valitud inimestega ja siis nad sind saavad põhimõtteliselt reaalajas kogu aeg jälgida. Millal sa hakkad liikuma, millises linnas sa oled, milline ilm sind ees ootab. Saavad sulle kodust kaasa elada ja lihtsalt võimalus ja asi, mida kaaluda. Et ei ole vaja mitte mingisugust lisaäppe, rakendusi. Lihtsalt teed oma äpist Mapsi lahti, 2-3 klõpsu valid inimese, kellega kogu aeg oma asukohta jagada ja lihtsalt pead pärast siis meeles pidama, et kui reis läbi saab, et siis oma privaatsuse huvides võib-olla on mõistlik see maha võtta. Aga Google ka ise aeg-ajalt saadab sulle meeldetuletus e-mail, et kuule, et kas sa oled ikka kindel, et sa tahad selle inimesega oma asukohta kogu aeg jagada. Asjade varastamisega on selline lugu, et mina ei ole kuulnud, et kelleltki midagi oleks ära varastatud. Asju hoitakse võrdlemisi lahtiselt ja vabalt. Eks täiesti tavaline on see, et telefon on voodi peal, aga inimene ise läheb kuskile kööki süüa tegema. Keegi ei näpi seda telefoni, see telefon on suure tõenäosusega seal ja jääbki sinna. Tegelikult kõik on samas olukorras, sinna sisse registreeritakse inimesed passi alusel. See on piiratud hulk. Kõik on samas olukorras, keegi ei taha, et nendelt varastatakse ja tõenäoliselt nemad sinult varastama tulevad on ka üliväike. Pigem mis võib juhtuda on see, et mul ühe korra juhtus, et keegi võttis mu rätiku ära vannitoast. Ma sain selle küll tagasi. Ma ei tea, kas see on vargus või pigem hooletus, kui lihtsalt ei mõelnud ja oli rätik ja võtsid kaasa. Aga ma arvan, et see ei ole nii suur probleem, mille pärast peab südant või pead valutama. Et loomulikult saab minimaliseerida, hoides oma sularaha ja vääris asju enda lähedal, aga see ei ole midagi, mille pärast peab kogu aeg paaniliselt mõtlema. Lutikad, neist räägitakse palju hirmujutte ja foorumist loed ja vaatad, siis
küll seal ostetakse mingisugust keemiat, millega immutatakse ennem oma magamiskotte ja ma ei tea, minu arust on see kõik ebavajalik. Jah, arvestades kogu seda inimmassi, kõiki neid albergesi, mitmeid sadu, mis siin tee peal on. Loomulikult kuskil seal mingisugune intsident lutikatega võib olla, aga tuleb ju aru saada sellest, et see on nende leib. Ja viimane asi, mida nad tahavad, on see, et kuskil Google review'des läheks lahti jutt, et seal kohas on lutikad. Siis on nende äril kohe kriips peal. Ehk siin ollakse hästi hoolsad nende lutikate vältimise osas. Madratsid on tihtipeale sellised vakstu stiilis materjalist, kus need lutikad üleüldse elada ei taha. Saad omal ühekordsed voodilinad või siis mõnedes kohtades on ka päris voodipesu, mida siis nad seal vahetavad ja teevad. Ja võib-olla asi, mida lihtsalt silmas pidada, on see, et kui sa oled siin 30+ päeva jalutanud, võib-olla ei ole mõistlik see, et sa võtad oma seljakoti koos oma kogu tavaariga ja koju minnes paned kohe magamistuppa ja hakkad seal oma matkariideid laotama. Et kõige mõistlikum on ikkagi see, et koju minnes eraldada oma koti ja matkariided muust kraamist. Nagunii on see kott sul higine ja must, sa tahad seda pesta, võib-olla vahed sauna, teed selle endale satikatele, kui seal isegi midagi on, natuke kuuma või külmateraapiat, ma tean, et inimesed panevad saunadesse või siis ka sügavkülma oma asju või siis lihtsalt panevad kuskile prügikotti ja jätavad mõneks nädalaks kuskile mujale vedelema. Kokkuvõttes mina neid lutikaid ei kardaks, aga lihtsalt oleks teadlik, et mitte pärast kuut aega siin igal pool ringi möllates, et lihtsalt koju omale midagi tahtmatult kaasa ei tooks. Mul on kaasas magamiskoti vooder siidist. Ma ei ole seda mitte kordagi kasutanud. Eks see suuresti sõltub ka ilmast, et kui tuled siin kummal perioodil, siis sul võib-olla tõesti magamiskotti ei ole vaja. Aga praegu siin mai lõpus, juuni alguses on ikkagi niimoodi, et mina kasutan ainult magamiskotti ja see magamiskoti vooder on mul lihtsalt lisaraskuseks, sellepärast et inimesed, kes on kasutanud seda voodrit, on teinekord kurtnud, et mõnel õhtul on liiga külm ja siis nad kompenseerivad seda mingisuguse pusa või õhema jopega. Või siis vastupidi on nii soe, et nagu ma ennem rääkisin, et siis magad lihtsalt T-särgi ja lühikeste pükstega. Et mina sellel aastajal magamiskoti voodril väga praktilist väärtust ei näe. Soovitan ka mõelda sellele, et mis juhtub, kui sa peaksid oma dokumendid ära kaotama. Ilma passi või ID-kaardita on siin ikka suhteliselt keeruline, igas alberges seda küsitakse. Ja kui võtad kaasa näiteks passi ja ID-kaardi, siis need tõenäoliselt on sul ühes samas kohas, kaob üks, kaovad mõlemad ja siis on lihtsalt niivõrd palju rohkem seda peavalu. Mis mina tegin oli see, et ma võtsin ID-kaardi kaasa ja jätsin oma teise dokumendi koju. Lihtsalt juhuks, kui mul peaks see ID-kaart ära kaduma, siis tänapäeval Express kulleritega on võimalik loetud päevadega sulle järgi saata ja saad jätkata oma tavapäraseid toiminguid. Mõned inimesed võtavad kaasa omale ujumisriideid. Jällegi see sõltub hooajast ja mida ja kui palju teed. Üldiselt on ikkagi hea, kui asjadel on mitu kasutusjuhtu. Ehk kui sul on ujumisriided ainult ujumise pärast, eks oleneb ka inimesest, siin mõnes üksikus alberges on basseinid, aga mis see veetemperatuur oleks, mis see õuetemperatuur on, kas ja kui palju kasutad. Mina näiteks selle 30 päeva jooksul pole kordagi mõelnud kuskile ujuma minekule. Võib-olla nende üksikute juhtude tarbeks, kui on mingisugused muud riideesemed, millega kannatab ka ujuma minna. Et see iseenesest on palju mõistlikum, kui seda lisapaari lihtsalt kaasas tassida. Internetist minul on teenusepakkujaks on Telia
Üldiselt mul ei ole probleeme olnud, mõned üksikud juhud Mesetas oli küll, kus mul pool tundi või tund aega internetti ei olnud, aga siis ma olin ka pigem kõigest kaugemal. Aga ei ole probleeme olnud ja olen saanud isegi kõik oma YouTube'i videod üles laadida ja ma arvasin, et sellest kujuneb suurem probleem, aga see ei ole olnud üldse asi, millele ma oleks pidanud mõtlema. Mobiilirakendustest mina kasutan Camino Ninja äppi ja seal olevat kaarti. On veel ka Buen Camino, Wise Pilgrim, kellele mis meeldib. Soovitan ühega neist varasemalt tutvust teha, et teaks mida kuidas kasutada. Aga isegi kui varasemalt seda ei tee, siis ei ole hullu, kõik tuleb käigu pealt. Aga mina olen sellel küll väärtust näinud päris palju, et on kaart, millel on peal siis rada, mida mööda peab kõndima. Ja teinekord, kui sa kõnnid õiges suunas, siis laias laastus ei ole vahet, tegelikult need märgid on niivõrd head. Selle 800 kilomeetri peale on ainult 2 või 3 korda olnud selliseid küsitavaid kohti. Aga kui kõnnid vastupidises suunas, nagu mina praegu, siis see tegelikult muutub väga-väga väärtuslikuks. Sularaha, ma ütleks, et ei ole vaja kaasas kanda rohkem kui 150 eurot. Enamus kohtades saab ikkagi maksta kaardiga ja kasutad sinna ära kuni 50 euroni näiteks ja siis võtad jälle 100 eurot välja. Et sul ei ole siis seda hirmu, et sul on seda lihtsalt raha ja vääris asju niivõrd palju, mille eest sa pead kogu aeg muretsema. Tegelikult sul ei ole seda vaja. See 150 eurot, ma arvan sellega, kui maksad kaardiga nendes kohtades, kus saab maksta kaardiga, võib väga vabalt 2 nädalat hakkama saada. Soovitan kaasa võtta 2 laadimisjuhet, 1,5 meetrise. Seda kasutad siis sel ajal, kui kõnnid, saad parasjagu akupangast laadida oma telefoni ja muid asju, mis sul vaja laadida on. Või kui kas või istud kuskil all perges ja laed akupangast, siis nagunii see akupank ja telefon on üksteisele niivõrd lähedal. Ja teine siis selline 3-meetrine. Väga tihti on juhtunud see, et laadimispistik on all põranda lähedal, aga sind on paigutatud magama nari teisele korrusele. Et siis on hea, kui on selline pikem juhe ja saad rahulikult siis omal telefoni kasutada või selle õhtuks laadima jätta, nii et telefon on su enda lähedal. Päikesekreemist mina soovitan seda sprei varianti. Võib-olla see ei tööta nii hästi kui need kreemid ja muud asjad, aga mis mina olen avastanud on see, et kõige hullem on, kui seda päikesekreemi üldse ei kasuta ja tihtipeale see häda on olnud selles, et see päike tuleb just välja siis, kui sa oled küladest kuskil kaugemal ja siis sa mökerdad ennast kokku, siis sul on käed mustad, siis sul peab olema kas mingid niisked salvrätikud või muid asju. Et oluliselt lihtsam on see, et kui sa lihtsalt lased ennast spreiga kokku ja jäävad käed ka puhtaks ja samas on päikese eest mingisugune kaitse olemas. Igaüks teeb ise kõige paremini, mismoodi on tal mugav olla, kui palju kulda, karda ja meiki on vaja matkal jalutamisele endaga kaasa võtta. Küll aga saan ma seda öelda, et see Camino ei ole mingisugune stiilivõistlus. Kõik on siin ülimalt praktiline, mitte kedagi ei huvita, mis sul seljas on või milline sa välja näed. Ja ma arvan, et keda see võib-olla kõige rohkem huvitab, oled just sina ise. Aga nii uskumatu, kui see ka ei kõla, siis mingil hetkel kuskil Burgoses suures linnas minna õhtul välja baari, nii et sul on mingisugused plätad, alad soojapesu püksid, et soojem oleks ja nende peal lühikesed püksid. Ei ole just kõige stiilsem, aga mitte kedagi ei huvita ja nii kaua, kui see oma eesmärki täidab, siis see ongi peamine. Rahast rääkides loomulikult saab ka odavamalt, kuid ma ütleks, et 50 eurot päev on selline summa, kus ei pea raha lugema, saad süüa, juua, osta, näksida, magada, kõike. Et tegelikult see päeva keskmine võib-olla pigem on seal 30 kandis, aga no teinekord ikka tahad lubada endale mingisuguse hotellitoa
käia kuskil muuseumis või kuskil restoranis natuke kauem ja peenemalt süüa. Ehk et siuke rusikareegel, ma arvan, et kui on 50 € päev, siis on rohkem kui küll. Ma ütleks, et turvalisuse pärast ei pea siin matkal muretsema. Loomulikult see sõltub ka sellest, millisesse olukorda sa ise ennast paned. Et kui oled naisterahvas, oled üksinda kuskil kell 8 metsa vahel, kus 12 kilomeetri raadiuses ei ole mitte midagi. See tõenäosus on üli väike, aga lolli juhuseid on alati elus olemas. Aga kui käid mõistlikel ajal, käid samas suunas, siis praktiliselt kogu aeg on sul inimesed ümber. Isegi kui on mõni selline sektsioon, mis tundub vähe kõrvalisem, siis sa saad alati puhata jalga, oodata 10 minutit, kuni tuleb järgmine punt inimesi ja kõnnid siis nende ees või nende taga või miks mitte ka nende kõrval. Ma arvan, et see ei ole kindlasti asi, mille üle peaks liiga palju muretsema. Kui on keegi minusugune, kes mõtleb, et teeb iga päev videosi, mina võtsin statiivi kaasa ja ma olen seda paar korda kasutanud, sest ma lihtsalt teadlikult teen selle otsuse, et ma pean kasutama. Seda ei ole mugav kasutada, seda ei ole vaja kasutada. Oleneb, kui sa teed midagi nagu ülispetsiifilist ja sellel on põhjus, okei. Aga ma arvan, et kui ma järgmine kord peaks tulema, siis võtaks mingisuguse, nimetavad need vist gorillapodsideks. Et need on samasugused suksed 30 sentimeetri pikkused ja saad neid igatepidi väänata ja kuskile neid kinnitada. Et need on palju praktilisemad kui see traditsiooniline kolmjalg. Ja loomulikult, kes siis filmivad, siis soovitan kasutada lisavälist mikrofoni koos selle nii-öelda surnud kassiga, siis seda tuult tegelikult Püreneede mäestikes siin ookeani ääres on ikkagi oma jagu ja seda, et satub tuulevaikne hetk, kus see heli kvaliteet jääb normaalne, et seda pigem on vähem. Et kindlasti asi, millele mõelda. Kes on sellised, kellele meeldib väljas söömise asemel pigemal pergedes ise süüa teha. Siis Prantsuse teel ma seda ei kohanud, aga siin Portugali teel on päris palju selliseid albergese, kus küll köök on, aga köögitarvikuid ei ole. Et rääkimata pottidest ja pannidest pole isegi nuge ja kahvleid. Et see on asi, millega arvestada. Ja tihtipeale ka Google review'dest tulevad need välja ja see on mingisugune kindel sortiment neid munitsipaalalbergesi, kus see asi selline on. Välja arvatud üks kord, kus sattusin väga tugevasti norskava inimese lähedale. Üldiselt minu jaoks see norskamine ja noisemine ei ole probleem olnud. Küll aga, kes on kergema unega, siis soovitan juba ennem siia tulekut testida omal kõrvatroppe, müra summutavaid kõrvaklappe või mis iganes muud lahendust. Sest siit seda hakata otsima ja koha peal leiutama võib olla võrdlemisi ebamugav. Ja kui ikka mitu päeva pole magada saanud ja see uni on kergem, ega see jalutamine ka siis niivõrd palju mõnusam ei ole. Nagu varasemalt öeldud, siis üldjuhul need päevad saavad lõppu kuskil 2-3 paiku ja magaminek on kuskil 10 aeg. Okei, söögi tegemine, riietega toimetamine, võib-olla ka mingi sotsialiseerumine. Aga tasuks ikkagi välja mõelda, et mis on see, millega tegeled siis omal vabal ajal. Kas loed mingisugust raamatut, lahendad ristsõna, teed midagi telefonis. Sest jõle lihtne on seda aega siin lihtsalt ära tiksuda ja telefonis uudiseid lugeda. Aga samas, kui juba aeg on, siis võiks ju teha ka midagi natukene asjalikumatki. Prantsuse teel soovitan ette broneerida vähemalt esimesed 2 majutust. Kindlasti
on Orisson, väga pikalt ette broneeritud, aga seal lähedal on veel mõned, näiteks Hunto. Aga mina soovitan Orissoni sellepärast, et see on esimene selline suurem. Neil on ühine õhtusöök, pärast seda on seal ka ühine selline tutvustamisring. Ehk see on hea esimene võimalus, kuidas inimestega tuttavaks saada, nendega, kellega sa tõenäoliselt käid edasi enam-vähem samas tempos ja keda sa kõige rohkem seal teel kohtad. Ja soovitan ka kinni panna järgmise, mis on Roncesvallesest edasi, sest see Roncesvalles on lihtsalt üks suur magala, seal ei ole mitte midagi teha. See nüüd on selline, arvamused lähevad lahku. Mina isiklikult võtaksin Roncesvallesest kohe ühe või järgmise küla ja võtaks sealt mõne väiksema alberge, sest ega kohe esimesel mõnel päeval ei ole mõtet seal oma magamiskogemusi traumeerida. Aga kuna see Roncesvalles on see stage'i lõpp ja väga paljud inimesed sinna jalutavad, siis alguses, kui ei ole veel need protsessid niivõrd selged ja asjad on võõrad, siis see võib seal ikka selline korralik kogemus olla. Broneerimine käib väga mitmeti. Mõnel suuremal albergel on lausa oma koduleht, kus siis saad kontaktandmed. Päris paljudel on telefoninumbrid, kuhu siis helistada. Ja siis tuleb kasuks, kui minimaalsel hispaania inglise keele segus oskad selgeks teha selle, et kas selleks ajaks on vaba voodit, kui palju sul neid vaja on ja kas siis jah või ei. Üldiselt nad ikkagi räägivad ka inglise keelt, aga mõnel juhul koha peal käte ja kehakeelega on oma tahtmist kergem selgeks teha kui võib-olla telefoni teel. Kasutavad paljud ka WhatsAppi, aga siis millal nad vastavad, kas nad vastavad, see on ka nii ja naa. Ja täiesti okei on sama päeva hommikul, kui veel võib-olla varasemalt ei tea päris täpselt, kuhu minna tahad või kuidas ilm on või palju jalutada jaksad, et siis kui kahe paiku peaks kuskil öömajale jääma, et siis teises kohvikus kohvi kõrvale vaatad siis, millised variandid on ja helistad läbi ja ega nad ei nõua seal mitte mingisuguseid andmeid, ettemaksu, mitte midagi. Lihtsalt ütled, et nii, üks voodi on, jah on, minu nimi Kristjan ja ongi kõik, siis lähed kohale, ütled, näed, reservatsioon, Kristjan ja nii lihtsalt see käibki. Vett saab siit võrdlemisi igalt poolt, baaridest, kohvikutest, teeäärsetest kraanidest. Küll aga asi, mida arvestada, on see, et see vesi ei pruugi igal pool nii hästi maitsta. Eks see maitse on ka asi, mille üle võib vaielda. Nii mõnigi kord olen saanud vee, mis on niisuguse püsitava maitsega, ta ei ole halb, aga ta ei ole puhta maitsega, nagu on mingisugune pudelivesi. Et see on samamoodi jälle lihtsalt teadmiseks, et kui arvestad, et sul on väike kogus, võtad pool liitrit, et küll ma järgmises kohas täidan, aga kui järgmises kohas olev vesi ei maitse, mis siis saab? Seetõttu mulle meeldib oma see Camelback. Ma nüüd panen siit igal hommikul 2 liitrit vett sinna sisse. Sellega ma saan ilusti terve päeva hakkama ja mul ei ole üldse päeva peale selle veega muret. Ja kui juhtubki, et see vesi seal alberges ei ole kõige joodavam, siis esimeses kohast ostad pudeli vett, kallad sinna ja teeb täpselt sama veel. See hulk asju, mis sul läheb jalutamise hetkel vaja, on ikkagi võrdlemisi minimaalne. Ja ma mõtlen jalutamise ajal, kui sa nagu füüsiliselt päevas jalutad. Enamjaolt on need vajadused seotud mingisuguste riiete esemetega. Müts, puhv, võtad ära, paned jälle kaela. Oleneb, kuidas tuul puhub, võib-olla midagi kõrvade kaitseks. Vesi ja laias laastus see ongi kõik. Siis sealt edasi on veel mingisugused vihmavarustusega seotud asjad, näiteks vihmavari ja poncho.
hea on, kui saab need selga ja seljast ära niimoodi, et ei pea kotti ära võtma, eriti olukorras, kus tibutab ja on niisugune küsimus, et kas ta siis sajab või ei saja. Aga kui muutub väga tuuliseks, väga vihmaseks, siis tegelikult ei ole raske ka kotti ära võtta ja midagi selga panna või seljast ära võtta. Aga üldine mõte on selles, et puhata võiks siis puhkepauside ajal ja ülejäänud kõik, mis sul on jooksvalt vaja kätte saada, võiks olla kuidagi niimoodi, et sa ise saad need kätte. Okei, võib-olla sa pead laskma mingisugused rihmad lõdvemaks, koti ühe õla peale, aga vähemalt sa ei pea seisma jääma, kotti ära võtma, lahti tegema, sobrama ja siis sama asi tagurpidi jälle tagasi. Prantsuse teel ei ole albergadega üldse mingisugust küsimust. Seal on pigem see teema, et just väldid neid suuremaid linnu ja võib-olla jääd mõnda väiksemasse kohta, sellepärast et ka see väiksem koht on piisavalt turistikas. Isegi külades, kus sa arvad, et ei ole baari, siis ikkagi seal on. Aga siin Portugali teel tundub asi vastupidisem. Et pigem ma vaatan ka ise, et nende öömajadega pigem on suuremas kohas suuremasse kohta ja siin vahepeal see valik ei ole üldse nii rikkalik kui Prantsuse teel. Asi, millele võib-olla natuke rohkem tähelepanu pöörata, on just see seljakoti valik. Et inimesed, kes ise võib-olla väljaspool seda Caminot ei käi nii palju matkamas, siis on kas mingisugune vana seljakott kuskilt jäänud või on need distantsid niivõrd lühikesed, et see mugavus või ebamugavus ei tule välja. Aga kui Prantsuse teed 800 kilomeetrit, on see kott sul hommikust lõunani kogu aeg seljas, et siis tegelikult on hästi oluline, et see sulle sobiks. Nüüd see on täpselt samamoodi nagu jalatsitega, et sa võid seal poes küll proovida. Matkapoorides on sul võimalik isegi sinna kotti panna raskust, aga see ei anna seda tulemust. Õige kogemuse saab ikkagi kasutada ja lõpuks hakkavad mängima sellised pisiasjad, et kas siin on aas või kas seal on aas või kas see rihm on ühe kujuga või teise kujuga, et näiteks naistele öeldakse, et sobib paremini, kui on niisugune S-kujuga rihm. Et on nagu J-kujuga ja S-kujuga. Et sellised pisiasjad. Ja kui sa seda ei proovi, siis sa ei saa sellest teada. Nii. Aga kuidas proovida? Ega ei ole mõtet ju osta omale mitmesaja euroseid kotte ja siis lihtsalt riburadamisi katsetada. Üldiselt on niimoodi, et need, kes ise rohkem matkavad, neil neid kotte on nagunii rohkem kui üks. Ja tegelikult inimesed on hästi heatahtlikud. Et meil on ka näiteks olemas Camino Facebooki grupp ja muud mingisugused matkamise grupid. Et kui sinna küsida, et kas kellelgi on mingisugused soovitusi, kindlasti tuleb sealt palju vastuseid. Ja miks mitte küsida, et kas on võimalik ka kotti näiteks nädalavahetuseks laenata. Ma arvan, et kui keegi minu käest küsiks, eks ikka teeks natukene eeltööd ja küsiks, et mis plaanis on, kuhu ja kuidas ja miks. Aga kui kõik on asjalikud vastused, siis hea meelega aitaks nõu ja jõuga ja siis jumal, võta see kott. Laeme selle triiki täis, mine jaluta kuskil RMK matkarajal 20-25 kilomeetrit. Ja siis saad teada, kas see sulle sobib või ei sobi. Et ainult küsi. Ja tihtipeale küsid, siis ka antakse ja leitakse need võimalused. Kindlasti asi, millega arvestada, millele mõelda, on päike, mis tihtipeale paistab enamuse päevast kuklasse. Et siis tasuks mõelda millelegi, mis siis seda kaitseb. Ega laias laastus palju neid variante on. Üks variant on see, et sul on kapuuts. Hästi paljud käivad sellise pika varukaga õhukese pluusiga ja siis tõmbavad kapuutsi pähe ja siis see kaitseb suuremalt jaolt päikese eest. Ka käsi ja loomulikult ka kukalt. Siis nii nagu minul videodes on näha olnud, on see, et nokatsi külge käib selline mingisugune riie. Jah, stiilipunkte sellega ei võida, aga selles mõttes praktiliselt teeb oma töö ära ja mulle täitsa see lahendus sobib.
Noh, siis on sellised kübara moodi mütsid või sellised laiema äärega. Lükkad ka rohkem kuklasse ja siis kaitseb seda osa. Et päris palju on, eriti seal lagedamas osas niimoodi, kus päike hakkab tulema ja paistab lagi pähe. Et kui käed-jalad veel kuidagi vähemasti minul saavad selle päikesega hakkama, et siis mul on just see kukal olnud kõige suuremaks probleemi kohaks. Ja nii nagu kõikide muude asjadega, et koha peal on ka Decathlone ja teisi poode ja kõikvõimalikke muid lahendusi. Aga see on selline lihtne asi, milleks kodus ette valmistada ja siis on siin jalutades muretu. Võib-olla see on ajas muutuv, aga vähemasti siin mai teises pooles, juuni alguses mul ei ole olnud ühtegi juhust, kus oleks mingisugune putukas, kes oleks tahtnud mind süüa. Et Eestis on tihtipeale see, et on mingisugused sääsed ja parmud ja mingid kihulased ja mingid muud totrused. Aga siin ma ei ole seda tähele pannud, ehk et ma ei näe vajadust mingisuguse putukakaitsevahendi kaasas tassimiseks. Kui võrrelda Portugali ja Prantsuse teed, siis mulle tundub, et siin Portugali teel on kõik kuidagi palju rahulikum. Inimesed lähevad hiljem magama, ärkavad loomulikult hiljem. Albergas, kus ma eile olin, seal jämmiti vist mingisugune 11-ni, check-out oli kell 9. Päris paljudes albergades on ka alkohol lubatud, mõnes seevastu on täiesti välistatud ja keelatud. Aga ei ole seda jura, mis oli Prantsuse teel, et 5.30 hakkavad mingisugused Korea tüübid oma kotti pakkima ja sahmima ja panevad tule põlema ja või 9.30 keegi tuleb kobisema, et pange tuli kustu. Siin ma ei ole näinud sihukest asja. Mina näiteks ei kasuta seda magamiskotti, mis tuleb originaalis kaasa, vaid mul on eraldi ostetud matkaspordist mingisugune veekindel kott. Ja see töötab enam-vähem samal põhimõttel. Ma surun sinna magamiskoti sisse, ma saan sealt veel õhujõuga välja suruda, ehk ta läheb enam-vähem sama suureks kokku nagu magamiskoti kotile rihmadega tõmmates. Aga seal on see lisa eelis selles, et jällegi multifunktsionaalsus. See hoiab selle magamiskoti kuivana. Ma ei pea nende sademete pärast liiga palju muretsema. Lisaks on see, et kui ma lähen albergesse, esimese asjana ma teen voodi ära, võtan magamiskoti välja, siis mul on jälle üks 4-liitrine kott, mida ma saan kasutada ükskõik milliseks muuks otstarbeks. Tavaliselt, mis ma olen teinud, on see, et ta magamiskoti välja, siis ma keeran selle koti tagurpidi, ehk et siis saan oma mustad riided panna sinna kotti niimoodi, et see riiete mustus ei puutu kokku selle puhta poolega, kuhu ma pärast selle magamiskoti panen. Ja samamoodi on see, et kui kuskil duši alla lähed, siis nagide situatsioon on ka igal pool erinev, et mõnikord eriti veel oma mingisugused väärisesemed. Mina näiteks oma selle kaamera ja vöökoti lükkan kohe sinna veekindlasse kotti ja siis ma võin ta omaga sinna duširuumi kaasa võtta, panen ta ukse külge nagisse ja kui sealt saab mingite veepritsmitega pihta, las siis saab, et sellest ei juhtu mitte midagi. Et samamoodi jälle üks selline minu jaoks asi, mis töötab. Riietest ma ütleks, et on rohkem kui küll, kui sul on 3 paari sokke, 3 paari aluspesu, 3 T-särki. Tegelikult saaks hakkama ka vähem, aga seal nüüd tuleb mängu see, et kui mugavalt sa ennast tunned, kui näiteks pead 2 päeva järjest kandma mingisuguseid samu riideesemeid. Minu jaoks see otseselt ei ole probleem, sest ega see jalutamine on ka 8-st 1-2-ni ja okei, kui saad läbi märjaks ja mingisugune padukas ja muu möll või ülikuum, siis see loomulikult muutub.
aga mõnel päeval tundub selline täiesti rahulik jalutuskäik pargis, nagu justkui ei olegi seda tunnet või vajadust, et tahaks riideid tohutult pesta. Siis pükstega on inimesi, kes saavad siin hakkama ka praegusel ajal ainult lühikeste pükstega. Mul endal on see, et pigem kui hommikud on jahedamad, mis eriti oli teema Prantsuse teel, kus päev algas varem, siis tahtsin pikka püksi. Seal on ka nagu lahendus see, et jalutad lühikeste pükstega, aga mingisugused liibuvad või muud alternatiivsed soojapesu sarnased püksid, mida saad kasutada ka muul ajal. Aga see on nii ja naa. Mul on mõlemad, üks paar pikki, üks paar lühikesi ja ma olen mõelnud, et võib-olla peaks olema see lukuga, et saad sääred ära võtta või tegelikult oleneb, millised see pikk paar püks on, et tegelikult saab osadel need sääred ka nii-öelda üles keerata, ehk siis saad pikkades pükstes teha lühikesed. Aga see nüüd sõltub, et kui mugav see on ja nii edasi, nii tagasi isiklikest eelistustest. Siis üks pikemate käistega särk. Kui me räägime nendest T-särkidest, siis tegelikult võikski olla, et kas siis 2 T-särki ja üks pikemate käistega või 2 pikemate käistega, üks lühem, et jällegi isiklik eelistus. Siis üks mingisugune natukene soojem kiht ja siis mingisugune jope. Aga see ka, ma ei näe vajadust, et see peaks olema selline sügis-kevadjope meie Eesti mõistes, vaid pigem selline tuulejope stiilis, et seda soojust saad tekitada tegelikult omal alumiste kihtidega, et paned kas või tavalise T-särgi ja siis paned selle pika käistega särgi ja siis paned omal selle jope peale. Et päev ikkagi sul jalutades lõpeb soojas. Õhtul võib-olla tahad kuskil linna vahel midagi jalutada, poodi minna või kuskil seal väljas aias istuda. Aga need on pigem nii erandlikud juhud, et üldiselt vähemasti Prantsuse teel magaminek on ka seal kuskil 9 paiku. Ega sul tegelikult seda nagu sooja õues tiksumise riideid ei olegi vaja. Siis hispaania keele ja kultuuri osas nii palju, et mina kuskil Duolingos hispaania keelt õppima ei läheks, sellepärast, et see sõnavara, mis siin Caminol on vaja, on ikkagi võrdlemisi piiratud ja praktiline. Taala näiteks, kas teil on mingid vabad voodid, palju maksab pesumasin, palju maksab kuivati, siis see hommikusöögikultuur, et mida sa sealt pubist baarist küsid, et tahad omale seda bocadillot ja mis sa sinna vahele tahad, siinki, juustu, tomatit, nii edasi. Et tegelikult tänapäeval on olemas erinevad sellised keeleõppekeskkonnad, kus väga odava raha eest saad nii-öelda üks ühele hispaania keele siis õpetaja, seal on igast erineva taustaga inimesi, kogemusega, nii edasi. Ja mina soovitaksin seda õpet keskenduda väga Camino spetsiifiliselt ja ma arvan, et seal 2, 3, 4 tunniga tegelikult on sul kogu sõnavara ja teadmine olemas, mis sul on vaja teada, et siia tulla. Ja juba see natukenegi aitab tegelikult väga palju ennast arusaadavamaks teha. Albergedes seda probleemi nii palju ei ole, sest seal on ka küsimusi vähem. Et lihtsalt on, et üks voodi ja palju maksab. Selle teed seal näpudega enam-vähem selgeks. Aga just baarides ja see hommikusöögi teema on nagu kõige suurem küsimus. Et nagu ma mõnes varasemas videos olen maininud, et ega see nende kogu toiduvalik ei ole ka seal leti peal väljas. Ja siis teadmine, et küsida, mis on võimalik, mis sinna vahele läheb. Ja tihtipeale need bocadillod on näiteks juustu oma või siingi oma. Ja okei, siis sa näpuga saad valida, kas emb või kumb. Aga mis siis saab siis, kui nagu mina tahaks sellist saia, kus on sink, juust, midagi muud veel seal vahel, no siis juba läheb keeruliseks, siis on siuke eritellimusel teema.
Ja seda mul ei ole tihtipeale õnnestunud seal selgeks teha. Ja võib-olla ka sellest hommikusöögi kultuurist, et mida üldse oodata sealt pubidest. Et tihtipeale see tostada on lihtsalt selline ära kuumutatud või praetud selline bagett ja sinna kõrvale siis on väikses karbikeses mingisugust võid, on ju. See hommikusöögiks võib-olla ei ole see, mida saada tahaks. Aga kui sa tead, mida oodata, mida küsida, siis on juba oluliselt lihtsam ka see, et mida sa poest omale ette ostad, mida sa kaasas tassid ja teadmine, mida sa sealt koha peal baarides saad. Üldiselt on ka hea tava, et kui sa siin baaris midagi tellid ja kuskil väljas sööd, et siis kui ära lõpetad, siis korjad ise oma kodinad kokku ja viid sinna baari leti peale tagasi. Et tegelikult enamus nendest baaridest on opereeritud seal 1-2 inimese poolt ja nad on väga tänulikud ja paljud seda ka teevad. Teine asi, mis on see, et mõnes kohas nad küsivad terrassiteeninduse eest lisaraha. Et see on ka siuke asi, mis võib teinekord üllatusena tulla, et nad küsivad, et kas see sees või väljas. Ja kui sa ütled, et väljas, siis nad panevad sulle kohe 1 või 2 eurot sinna arvele juurde. Kasuta oma akupanka sel ajal, kui sa jalutad otstarbekalt, et pigem lae oma asjad täis, siis sa alberges ei ole aheldatud selle laadimispistiku külge ja akupank on selline asi, mida siis rahulikult ka öösel laadida sel ajal, kui sa magad. Ja ära ole see inimene, kes hommikul võib-olla ärkab varem on nagu suhteline, et kui keegi ikkagi magab, et siis ei ole vaja hakata vaikselt oma magamiskotti seal samas voodis olles magamiskoti sisse toppima hakata. See võib tunduda küll, et see ei tee palju lärmi ja üritad seda vaikselt teha, aga iga siuke kribin ja krabin on tegelikult kuulda. Ja minu soovitus on, et võta oma kodinad kaasa, mine kuskile avalikku ruumi, kööki, kuhu iganes ja tee seal see oma pakkimine. Ma kuskil teises videos ka juba mainisin, aga mainin ka siin ära, et tee endaga vestluse alustamine lihtsaks. Väga paljudel on kottide peale kleebitud näiteks riigilipud, kus kohast nad tulevad, mingisugused muud aksessuaarid, mille puhul on siis teistel inimestel hea võimalus tulla küsima, et mis see on või kus sa pärit oled või midagigi. Sellepärast, et muidu on lihtsalt inimene nagu iga teine, keegi ei tea, mis keelt sa räägid, kas sa tahad, et sinuga suheldadaks või mitte. Ja eriti on oluline see siis, kui sa ise võib-olla ei ole see, kes vestlust alustaks. Aga ka sellisel juhul tegelikult on väga lihtne. Inimestel on siin võrdlemisi sarnased probleemid ja küsimused. Ehk kõige lihtsam on see, et kui sa kuuled, et keegi räägib inglise keelt, siis võid alati küsida, et kus sa pärit oled. Siis läheb tihti edasi küsimus, et kus sina oled ja siis nii edasi. Või siis albergedes on see pesu pesemine suur teema. Et eriti kui sa ise nagunii plaanid pesumasinat ja kuivatit kasutada, siis sinna mahub ka mitme teise inimese riided. Täiesti vabalt võib minna, et kui sa näed kedagi seal oma riietega toimetamas, siis öelda, et mina nagunii pesen. Et ma ei taha su käest mingit raha, et kas sa tahad viska oma riided ka siia pesumasinasse ja kuivatisse. Ja jälle, täiesti selline süütu asi, millega vestlust alustada, aga siis on juba kontakt loodud ja pärast päeva peale edasi on juba oluliselt lihtsam. See sõltub nüüd palju individuaalsetest harjumustest ja soovidest. Aga minu arvamus on, et dušisvamm või nuustik, millega me oleme harjunud kodudes, on siin Caminol ülearune. Esiteks saab hakkama ka ilma ja teiseks siis on lihtsalt üks märg asi, mida on vaja jälle kuivatada ja millega on vaja tegeleda. Mina olen saanud hakkama täiesti tavalise seebiga. Ja praeguseks hetkeks on juba 2 seepi läbi saamas.
ja otsa saab, siis lihtsalt lähen poodi, ostan euro eest uue seebi ja kestab jälle mõned nädalad. Ja lisapluss on see, et selle sama seebiga saab tegelikult pesta ka riideid. No ja võib-olla ta ei ole tõesti nii hea kui tööstuslikud riietepesuvahendid, aga põhimõtteliselt piisaks ka loputamisest ja see seep paneb lihtsalt sellise natuke ilusama lõhna asjale juurde. Üks soovitus veel elust enesest. Kell on 17:41. Järgmine koht, kui ma lähen, seal on alberges 12 kohta. Eile oli kindlasti rohkem neid seal, kus ma ööbisin. Mul ei ole õrna aimugi, kas neil on vaba voodit või mitte. Sellest on jälle potentsiaalselt kujunemas selline teadmatus ja kas siis tuleb sellega midagi ette võtta kohale jõudes või seekord läheb õnneks, aga sellise, ma ei tea, positiivse närvikõdi vältimiseks, kas nii hilja õhtu peale maksab seda kõike jätta, no see on omaette küsimus. Rääkides albergedes, siis munitsipaalalberges ei saa ette broneerida, küll aga saab meile helistada ja küsida, et kas neil on vabu kohti. Minul siin väga palju valikuid ei ole, ma enam seda tegema ei hakka, nagunii olen kohe kohal ja siis see tõde selgub. Aga teinekord lihtsalt hea teadmiseks. No nii, olen jõudnud siis lõpuks albergesse. Ma siin seda tuuri tegema ei hakka. Väljast on see võib-olla kõige küsitavam. Seest magala nagu magala ikka. Palju voodeid, ma ei oska öelda, äkki mingi 20 tükki. Aga see selleks. Ma vaatan hulka, mis ma täna olen lindistanud, siis sisu on tulnud päris palju. Kindlasti on mingeid asju, millest ma ei taibanud rääkida või tulnud jalutamise käigus meelde. Kui tahad rohkem teada, on mingisuguseid küsimusi, tahad kuidagi ühendust võtta, siis ma arvan, kõige parem kanal selleks on Instagramis. Konto on täpselt sama nimega, kuigi sisu seal veel ei ole, sellega ma hakkan Eestis tegelema. Ja tänaseks siis selliste plaanidega lõpetamegi. Kell on peaaegu 7. Loodan, et siin on midagi kasulikku, midagi kõrva taha panna ja midagi, mis aitab siia uusi tulijatele. Praeguseks aga tšau. Kuna toas kedagi ei ole, siis on siin tegelikult hea võimalus praegu näidata, et miks on vaja 3-meetrist laadimisjuhet. Sellepärast, et minu voodi on selline ja mul on ülemine nari. Ja laadimispistikud on ainult siin all. Nüüd, kui ma siin üleval olles tahaksin telefoni kasutada, siis kuidas ma seda lühikese juhtmega teen? Akupanga julgeksin küll siia laadimispistuka juurde laadima jätta. Aga telefoni võib-olla nii väga mitte. Ja selles kotis siis oli mul magamiskott. Ja mis ma siis teen on see, et ma õhtul magama jään, panen oma kraami siia sisse ja siis ma panen selle niimoodi siia külge. Sellepärast mul ei ole oma asju mitte kuskile mujale panna. Ainuke variant on see, et ma peaksin magama nende otsas. Ja siis on hea koht, kui panna oma vöökott koos oma vajalike asjadega, kaamera, telefon, õhtu lõpuks prillid. Ja seda ma tahtsingi näidata, aga nüüd päriselt. Tšau!